Tere tulemast tagasi meie kursusele. Täna alustame sellise huvitava teemaga nagu programmeerimise alused. Mis me täna teeme? Räägime läbi põhilised programmeerimisega seotud mõisted ja teeme mõningad loomkatsed Arduinoga läbi. Aga alustame siis algusest. Mis on üldse programmeerimine? Sisuliselt on programmeerimine selline asi, kus me paneme siis kirja arvuti jaoks käskude jada. Selle jaoks me siis kasutame spetsiaalseid keeli ja tänased keeled on sisuliselt enam levinud keeltest on siis inimloetavad, mis siis tõlgitakse hiljem masinkeelde ümber. See tähendab seda, et tehniliselt võttes on tänapäevased keeled niinimetatud kõrgkeeled, mis tähendabki seda, et nad on inimloetavad. Madalama taseme keeled ei ole enam otseselt inimloetavad, aga neid on siis arvuti lihtsam ja kiirem muuta masinkoodiks. C++ on siis keel, mis siis kompileeritakse täismahus, enne kui seda täitma hakatakse, ehk et ta tõlgitakse kõigepealt masinkoodi ümber ja siis hakatakse täitma. Teistpidine näide vastupidine oleks siis Python või Python, kes kuidas nimetab, on keel, mis siis interpreteeritakse ehk et käsud kompileeritakse programmi täitmise ajal jooksvalt siis interpretaatori poolt. Kuna me kursuse raames keskendume eelkõige Arduino kontrollerite programmeerimisele, siis seda programmeeritakse just nimelt C++ keeles, aga sellest täna natukene hiljem. Nii, programmeerimise juures kõige olulisem komponent on muutuja. Muutujate andmetüüpid ehk siis C++ keeltes Arduino keskkonnas on täisarv. Tähistatakse siis programmeerimiskeeles 3 tähega int, mis siis on integer, on ju. On olemas komakohaga arv, üks neist on double ja teine on float. Float on siis ujukoha koht. Double on tavaline komakohaga arv, eelkõige kasutame double'it meie. On olemas siis tõeväärtus, ehk et bool või boolean, ehk et koodis on ta bool. Tähendab siis seda lihtsalt, et tema saab omada ainult 2 väärtust, kas siis true või false või siis numbritega 1 ja 0. Ja komakohaga arvu puhul unustasin mainida, et temal siis komakoht märgitakse punktiga, nii nagu inglise keeles paraku seda tehakse. Siis on olemas üks tähemärk või täht ja nimetatakse siis koodis char'iks. Tuleb siis sõnast karakter, ehk et ongi täht. Ja siis on veel olemas selline muutujatüüp nagu tähejada, nimetatakse koodis stringiks. Tähendus tuleb siis string of chars. Ja ta on natuke teistest erinev, kasutatakse suurt algustähte ja kasutatakse siis enamasti koos jutumärkidega. Päriselus koodis näeb välja kogu see asi, mis ma just rääkisin selline. See on siis C++ koodis. Tegemist on, või nii palju mainida, kellele mida ütleb, võib-olla ütle, et on siis tugeva tüübiga keelega, ehk et muutuja tüüpi ei saa programmi käimise ajal muuta. See annab kohe peateate. Kindlasti tasub üle käia levinumad operatsioonid, ehk et tehted, milleks kõige tavalisem, mida me just ka nägime, on omistamine. Ehk et me omistame mingisugusele muutujale mingisuguse väärtuse võrdusmärgiga. Topeltvõrdusmärk on siis võrdlemine, kas näiteks muutuja 1 võrdub muutuja 2. On keeli, mis kasutavad ka 3 võrdusmärgiga võrdlemist, siis seal ei võrrelda mitte ainult väärtusi, vaid ka muutuja tüüpe. Teatud tingimustel on see vajalik. Siis saab teha lahutustehted koodis miinusmärgiga, liita plussmärgiga. On olemas loogiline ja kas siis 1 või 2 and-märgiga, on olemas loogiline või ja siis on olemas ei võrdu, hüüumärk ja võrdusmärk siis. Kasutada saab niimoodi, ehk et kui me hakkame ülevalt alla lugema, siis kõigepealt omistatakse muutuja A 0-iks, muutuja B, mis on jällegi, mõlemad on siis täisarvulised muutujad. Muutuja B saab sama väärtuse nagu muutuja A ja siis me väärtustame tõeväärtus muutuja X-i tõeseks, Y-i vääraks ja siis hakkame vaikselt võrdlema. Et kui
A on võrdne B-ga, siis me teeks midagi, seda need kommentaarid seal ka juures tähendavad. Kui nad ei ole võrdsed, siis teeme midagi muud näiteks. See on sellised asjad nagu if ja if-else nimetatakse programmi täitmise voo kontrollimine. Ehk et mida see sisuliselt tähendab on see, et if-ploki sisu täidetakse ainult juhul, kui sulgudes olev tingimus on tõene või siis täidetud. Ühesõnaga, kui if-i sulgudes olev tingimus ei ole täidetud, siis täidetakse else või else if-i sisu. Kui neid ei ole, jätkatakse programmi täitmist koodiga, mis tuleb peale if-lauset. If-lause on siis kõik see, mis jääb if-i ja sinna plokkides oleva osa sisse. Jätkates nüüd seda koodi lugemist, järgmise asjana me teeme jälle 2 täisarvulist muutujat, kus me teeme muutujat C, mille väärtuseks saab siis A+3 ja muutuja D, mis on siis A-B, mis on päris huvitav tehe, aga see selleks. Nüüd me kontrollime, kas X ja Y on mõlemad tõesed. Kui nad on mõlemad tõesed, siis me teeme midagi. Kui nad ei ole tõesed, või kui üks neist vähemalt ei ole tõene, siis me teeme midagi muud. Ja järgmisena me kontrollime, ütleme, kas X või Y on tõene. Kui nad on tõesed, siis me teeme midagi if-ploki sees. Kui ei, siis jätkame järgmise asjaga, mis on siis järgmine koht, kus me vaatame, kas A ja B on võrdsed. Kui nad ei ole võrdsed, siis me teeme midagi siis if-ploki sees. Kui nad on võrdsed, siis me tegelikult hüppame sealt üle. Nii, programmides kasutatakse ka konstante. Konstantidel on siis samasugused andmetüübid, nagu on muutujatel. Samas konstanti väärtus programmi täitmise ajal ei muutu, muutuja väärtus saab programmi täitmise ajal muuta. C++ keeles on parim praktika konstantid kirjutada suurte tähtedega, sest et nii on väga lihtne kaugelt kohe aru saada, et tegu ei ole muutujaga. Näiteks niimoodi. Ehk et nüüd selle konstanti väärtus 42 ei saa programmi täitmise ajal enam rohkem muutuda. Aga et kõik ei oleks riburadapidi üksteise järel, siis tänapäeval jagatakse programm loogilisteks üksusteks nimega funktsioonid. Funktsiooni ulatuses defineeritud muutujad on kasutatavad ainult funktsiooni sees. Ehk et selleni ma jõuan ka korra hiljem uuesti, mida see täpsemalt tähendab ja mis siit tuleneb. Mis puudutab Arduino IDE-t, siis meil on olemas 2 eelseadistatud funktsiooni. Üks on setup, kus siis pannakse paika, ütleme, millised sisendid meil on, mis väljundid meil on, eelväärtustame mõned muutujad ja nii edasi. Ja seda käivitatakse siis kogu töötsüklis ainult ühe korra enne loop-funktsiooni. Loop-funktsioon ise on siis tsükliline funktsioon, mida täidetakse korduvalt, kuni kontroller on voolu all ja mitte midagi pole muud juhtunud. Ehk et mida sellega öelda tahetakse, on siis setup ja loop täidetakse üksteise järel selliselt, et setup kutsutakse välja ühe korra ja seejärel loop korduvalt kuniks kontroller on voolu all ja teda ümber ei programmeerita. Ja funktsioonidel peab siis olema määratud andmetüüp, mida ta tagastab, aga pahatihti saab kasutada ka näiteks void andmetüüpi, mis ei tagasta mitte midagi, ehk et sisuliselt tähendab see tühjust, ehk et ei tagasta mitte midagi. Samamoodi saab funktsiooni panna kaasa ka parameetrid, mida siis funktsiooni väljakutsumisel kaasa antakse. Tuleneb see natukene sellest, et põhimõtteliselt mõistena pärineb ta matemaatikast, mis tõttu on tal tegelikult vaja nii tagastustüüpi kui parameetreid. Aga kuna programmeerimises meil on olukordi, kus meil ei ole ühte neist 2 vähemalt või vahetevahel ka kumbagi vaja kasutada või isegi saa kasutada teatud tingimustel, siis need erisused on tegelikult sisse tehtud. Ja loop ja setup on mõlemad täpselt sellised funktsioonid, mille pole tagastustüüpi ja pole ka parameetreid. Ja ühes funktsioonis annab välja kutsuda ka teisi funktsioone ja seda ka tavaliselt tehakse. Muutujate ja konstantide kasutamisel tuleb siis jälgida, kus nad koodis defineeriti. Ehk et funktsiooni sees olevaid muutujaid ei saa kasutada teistes funktsioonides. Sama kehtib ka siis muude koodiblokkide kohta. Ehk et siis seda nimetatakse siis muutuja skoobiks ja funktsioon ühe variandina siis üks skoop. Sama kehtib ka näiteks if-lausetega, mida me just natuke aega tagasi nägime, kus siis if-lause sisu on omaette alamskoop ja seal defineeritud muutujaid ei saa ka väljaspool if-lauseid kasutada.
väljaspool funktsioone defineeritud muutujaid saab siis kasutada kõikides antud faili funktsioonides ja koodiblokkides. Selliseid muutujaid nimetatakse enamasti klassimuutujateks või ka klassi parameetriteks või parameetriteks. Inglise keeles on siis terminid member variable, class variable ja class parameter. Põhimõtteliselt rohkem me sellest väga palju ilmselt ei räägi, aga programmeerijad saavad sisuliselt kohe aru, millest on jutt. Ja nende kirjapildiks paljud soovitavad kasutada siis nii-öelda m-alakriips eesliidet, ehk et see näitab seda, et tegemist on nii-öelda member variable'iga, ehk et ta on nii-öelda üle siis terve faili kehtiv muutuja. Seda muutujat saab vabalt kasutada, teda saab muuta koodiblokkides ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Kui nüüd kasutada seda muutujat tiid selles eelnevas näites, siis muutujat tiid kasutada, eelneva näite, muutujat tiid kasutada loop funktsioonis, saame me koodi kompileerimisel pea teate, et seda muutujat ei ole antud skoopis defineeritud, ehk et me ei saa teda seal kasutada. Ehk et tuleb selline pilt ette. Mida see tähendab, on see, et i ei ole loop skoobis defineeritud. Selles ka see jutt, ütleme, skoopide kohta, ehk et inglise keeles kasutatakse täpselt samu termineid ja i muutujana on hetkel nähtav ainult setup skoobis ja loop ei saa teda kuidagi moodi näha, ehk et tema väärtust näha. Oluline osa programmeerimisest on ka igasugused kommentaarid, selliselt tehakse ka natukene ka dokumentatsiooni. Aga kommenteerimisest räägime natuke hiljem natuke lähemalt. Siin on lihtsalt, ütleme, väärtustatud mõned muutujad. Setupis siis oleme teinud char tüüpi muutuja, milleks oleme andnud siis tähemärgiks ka väärtused C, on ju. Serial begin on üks Arduinost tulenev käsk, kus siis pannakse suhtlus Arduino ja arvuti vahel tööle ja 9600 määrab siis ära selle andmeside kiiruse. See on kõige levinum Arduino puhul andmeside kiirustest üldse. Aga need on veel. Aga sellest me rohkem ei räägi. Int i on siis, kutsub välja myfunki, millele antakse see C kaasa. Ja kui nüüd minna selle myfunki sisu juurde, siis mida kõigepealt tehakse on see, et prinditakse välja see kaasa antud parameeter või siis väärtus ja tagastatakse väärtus 42. Mis siis, ütleme, setup funktsioonis järgmisena välja prinditakse. Ehk et kui vaadata nüüd serial monitori, siis tulemus ongi see, et kõigepealt prinditakse välja C ja siis 42. Kuigi setupi järgi võiks nagu eeldada teatud tingimustel, et kõigepealt peaks tulema või jah, õigemini setupis tegelikult prinditakse välja ainult üks väärtus, on ju. Aga jah, selliseid printimisi kasutatakse ka koodi silumisel, et saada teada mingisuguse muutuja väärtus mingil ajahetkel. Väga-väga oluline tööriist tegelikult. Natukene siis C++ eripäradest ka, ehk et iga muutuja tuleb siis deklareerida konkreetse syntaksiga. Ehk et kõigepealt on siis muutuja andmetüüp. Meie puhul näidetes on läbi käinud siis int, char ja nii edasi. Need on siis andmetüübid. Siis on muutuja nimi, on siis C, I, mis iganes nime keegi oma muutujale paneb. Järgmiseks on omistamine ehk et võrdusmärk ja siis mis väärtus tal on. Rea ehk et siis lause nimetatakse lauseteks. Lõpus on semikoolon ehk et see, mis seal jutumärkide vahel on. Ja koodiblokid, funktsioonid, if-laused ja nii edasi peavad olema siis loogiliste sulgude vahel. Samamoodi saab koodi kirjutada ka kommentaare, mida siis kompilaator ei arvesta. Tavaline üherealine kommentaar on siis 2 kaldkriipsu ja mitmerealine kommentaar on siis kaldkriips tärn ja tärn kaldkriips vahel. See tähendab seda kompilaatori jaoks, et see, mis jääb nende konkreetsete tähemärkide vahele, tema neid kompileerimisel ei arvesta, sinna võib mida iganes kirjutada. Samamoodi kasutatakse seda teatud tingimustel ka koodi osade välja kommenteerimiseks, et lihtsustada vea otsimist ja koodi silumist. Muutuja nimede koha pealt nii palju, ütleme, et põhimõtteliselt nimedel mingeid erilisi piiranguid otseselt ei ole, välja arvatud, ütleme siis muutuja
andmetüüpi ei tohi kasutada muutuja nimena, seal on veel mõningad asjad, mida otseselt ei tohi kasutada, aga põhimõtteliselt on programmeerija otsustada, mitte millise nime ta oma muutujatele annab ja funktsioonidele samamoodi siis. Loogiliste sulgude ja semikoolonite kohta nii palju, et nende puudumine või siis ärajätmine kogemata on üks kõige enam levinumaid programmeerimisel tehtavaid vigu. Paratamatult see nii lihtsalt on. Ja siin siis kiire näide ka sellest, ütleme, et mismoodi need asjad päriselus koodis välja näevad. Mitmerealisi kommentaare tavaliselt kasutatakse just ka funktsioonide kirjeldamisel, aga siis on nad funktsioonide eest kohe funktsiooni üleval, mitte niimoodi funktsiooni sees. Aga saab panna ükskõik kuhu faili sisse selliseid tekste. Nüüd jõuame siukse toreda elukani nagu Arduino. Tegu on siis ettevõttega, mis on pärit Itaaliast, asutatud aastal 2005, toodavad nii mikrokontrollereid, kui siis nende mikrokontrollerite programmeerimiseks vajaliku tarkvara tootmisega. Samuti on lubatud siis kolmandatel osapooltel luua Arduinoga sarnaseid kontrollereid, mis on siis täiesti ühilduvad Arduino keskkondadega. Mõeldud on siis Arduino nii algajatele kui professionaalidele, on erinevad tooteseeriad, ühed on siis rohkem algajatele mõeldud, teised seeriad on mõeldud rohkem professionaalidele, on olemas ka täiesti tööstuslikud kontrollerid, konkreetne seeria, täiesti aktsepteeritav lahendus täna juba. Programmeerimiseks tavaliselt on Arduino IDE, siis Arduino kontrolleri programmeerimiseks. Soovituslik IDE versioon on suurem kui 2.3, toetab paremaid asju, juba tänapäeval rohkem plaate. Samamoodi on tal siis parem igasuguste plaatide teekide haldus ka võrreldes varasemate versioonidega ja koodi silumine on paremaks tehtud. Nii palju võib veel öelda, ütleme, et Arduino IDE tegelikult on kokku pandud üldse Java ja täna ka Pythoni peal rohkem ja see kasutatav C++ on ainult oma välimuselt C++, taustal on Java ja Pythoni ristand ja näeb välja nagu C++. Samamoodi on siis IDE võimalik seadistada lisaks Arduinoga töötamisele ka töötama koos selliste kontrolleritega nagu ESP8266 ja ESP32, mis on siis tegelikult hoopis Espressifi poolt loodud kontrollerite seeriad. Ja see on lihtsalt, ütleme, infoks, et kuigi me nendega kokku ei puutu, siis see on hea teada. Ja ESP-de puhul on see teema, et nad on umbes sarnases hinnaklassis kui tavakasutajate Arduinod, aga on natuke võimekamad. Ja kui võtta nüüd siis sarnase võimekusega Arduinod, siis nende kontrollerite hinnad on natuke juba kallimad. See selleks, see on lihtsalt infoks. Miks me Arduino valisime konkreetsele kursusele on see, et tegemist on ühe lihtsama ja väga levinud platvormiga õppimiseks. Tarkvara on tasuta kättesaadav, on kasutada erinevaid kontrollereid erinevate eesmärkide täitmiseks. Üks lihtsamaid kontrollerid on Arduino Uno, nagu ma juba mainisin. On olemas ka siis keerukamad, näiteks Arduino Nano ESP32, mis siis tegelikult oma protsessorina kasutab sama protsessorit nagu ESP32. Samamoodi oli eeliseks see, et konkreetne kontroller on esindatud Tinkercadi keskkonnas, ehk siis Arduino Uno on ju. Ja Tinkercad pakub siis programmeerimiseks nii C++ kui plokkidena programmeerimist ehk et sisuliselt Scratch keelt. Scratch on eraldiseisev programmeerimiskeel, mis on siis mõeldud eelkõige inimestele, kes programmeerimisega väga sinapeal ei ole ja võib-olla ka väga palju õppida ei taha. Tarkvara ja dokumentatsioon on siis leitavad arduino.cc lehelt ja samas kohas on ka koht, kus neid kontrollerid osta ja sealt samast on leitav ka kogu dokumentatsioon kontrolleri kohta, mis on väga-väga põhjalik ja väga mõnus kasutada. Arduino Unost siis lähemalt kasutab ehk et Tinkercadil on üks valikutest ongi just Arduino Uno. Tegemist on ühe levinuima kontrolleriga ka õppijate jaoks. Esimene versioon tuli sellest kontrollerist välja juba aastal 2010. Viimane versioon R4 on aastast 2023, mis siis kasutab täna juba ARMi või ESP32 S3 protsessorit. Väga oluline see tegelikult meie jaoks täna teada ei ole. See versioon, mida Tinkercad kasutab, on versioon 3, mis kasutab siis Atmega 328P protsessorit, mis on natukene aeglasem.
aga ikkagi meie vajaduste jaoks täiesti piisav. Nii, natukene tema omadusi ka, ehk et tema siis taktsagedus ehk et arvutamise kiirus või kuidas keegi seda nimetab, on 16 MHz. Salvestusmälu on 32 kilobaiti erinevate muutujate ja muude asjade salvestamiseks. Vahemälu, muutmälu, kuidas keegi RAM-i nimetab, on ainult 2 kilobaiti. Siis on tal olemas üks SPI, üks I2C ots ja tegemist on siis andmesideotstega ehk et millega Arduino saab mingisuguse alamseadmega suhelda. Samamoodi on siis 14 sisend-väljundviiku. Need on natuke omavahel ära jagatud. PWM viigud saab olla ainult 6. Sellest, mis see PWM täpselt on, räägime järgmises loengus lähemalt. Siis on tal 6 analoogsisendit ja maksimaalne voolviigu koht on 20 milliamprit. Ja toita saab teda näiteks USB juhtmest, mis on siis USB-A ühest otsast ja USB-B teisest otsast, milline USB-B ots välja peaks nägema, on ka siit pildilt natukene näha. Samamoodi on tal toitepesa olemas, kust võib talle anda 6–20 volti, soovituslik on 7–12 ja samamoodi saab siis läbi WIN otsa plaadil toitada samasuguste pingetega. Nii palju võib veel juurde öelda, ütleme, et viik on eestikeelne termin, mis siis eesti keeles kasutatakse sünonüümselt ka sõnu pin, ots või jalg, inglise keeles ongi pin. Siin on nüüd natuke parem pilt erinevatest sisenditest, väljunditest. Alustame siis sellest, et meil on olemas toiteotsad 3,3 volti, 5 volti ja V-in, ehk et voltage-in oleks siis see pikk nimetus sellel asjal. Saab kasutada ka nii väliste seadmete toitmiseks kui siis V-in otsa Arduino enda toitmiseks hoopis. Siis on olemas 3 groundi otsa, mis on siis omavahel seesmiselt Arduinos siis seesmiselt ära ühendatud. Tegemist on siis nii-öelda maaklemmi või miinusklemmidega, mõeldud miinuspinge andmiseks välistele seadmetele või ka Arduinole endale miinuspinge andmiseks hoopis. Ja reset on mõeldud siis plaadi taaskäivitamiseks. Sellest me väga palju ei räägi, sest seda ei ole enamasti üldse vaja kasutada, aga see võimalus on olemas. Siis on meil olemas analoogsisend, mis on siis numbritega A0 kuni A5. See on siis analoogsignaali vastuvõtmiseks, aga seda saab ka kasutada digitaalsete sisendite ja väljunditena. Ehk et see on nii-öelda 2 otstarbega asi. Siis on meil olemas digitaalsed otsad, mis on siis mõeldud ainult digitaalsete signaalide saatmiseks ja vastuvõtmiseks. Ja need otsad, millel on juurde märgitud siukene kaldkriips, või see lainiline kriips, mis iganes, on mõeldud siis PWM-i otsaks, millega saab Arduino saata signaali, PWM-signaali siis alamseadmetele, näiteks servodele. Servodega tegeleme ka mingi hetk. Ja TX+1 ja RX+0 on siis UART andmeside, mis on mõeldud näiteks teise Arduinoga suhtlemiseks või siis ka arvutiga suhtlemiseks. Nii, Arduino IDEst veel korraks. Tegemist on siis tarkvaraga, mida kasutatakse Arduino kontrollerite programmeerimiseks. Soovituslik on siis kasutada versiooni 2.3 või uuemat, kuna sellel on siis, nagu ma korra mainisin, parem teekide ja plaatide haldur, mõistlikum projektihaldur, syntaksi kontroll on paremaks tehtud ja koodisõlmimise võimekus on juurde pandud. Programmeerimiskeeleks on C++, kuigi IDE ise baseerub Javal ja Pythonil. Ja näeb välja siis päris elus selline. Ja nüüd, kuidas siis Arduino ja Tinkercad oma vahel töötavad. Tinkercadis on siis natuke teistsugused võimekused, ehk et Tinkercad võimaldab siis programmi kirjutada nii plokkidena, plokkide ja tekstina, kus siis koodi muuta saab plokkide vaates, aga saab tekstina vaadata, mismoodi see asi nagu C++ keeles päriselt välja näeks. Ja siis on kolmas variant on ainult tekstina, aga sellisel juhul enam blokke kasutada ei saa. Tinkercad annab selle koha peal ka veateate, et plokkidega tehtu kustutatakse ning teksti osa muutub aktiivseks ainsana. Ja samamoodi siis tekstist programmeerimisse tagasi liikumisel annab Tinkercad sarnase veateate. Ja koodi käivitamiseks on see sama nupp Start Simulation. Ehk see on nüüd siis plokkidega programmeerimine. See on plokk ja tekstiga
ehk et plokkidega paned kokku ja tekstis näed, milline see kood päris elus välja peaks nägema. Ja siia kõrvale siis sama asi ainult tekstina. Meie kasutame täna hetkel ainult seda viimast. Nüüd loome siis uue skeemi, kus me võtame siis Tinkercadi avalehelt Create Circuit, lisame skeemile Arduino Uno, avame koodi redigeerimise paneeli, joonisel siis punasega tähistatud. Antud kood on siis kõige esimene, mida üldse Arduinoga tavaliselt tehakse. Miks see oluline on, või mitte oluline, aga millest see tuleneb natukene, on see, et tavaliselt alustatakse üldse programmeerimise või siis vähemalt uue keele õppimist lause Hello World väljaprintimisega. Konkreetne lahendus on siis Arduino analoog Hello Worldi printimisele ja koodi saab siis alustada nupuga Start Simulation. Ja kui see peaks nüüd töötama, siin on ta hetkel plokkidena välja toodud, siis peaks hakkama blinkima L-tähe juures olev LED kord sekundis. Ja LEDi vilgutamise intervalli saab siis muuta. Plokkprogrammeerimise juures on siis weight'i väärtus. Kui avada tekstprogrammeerimine, siis seal on natuke keerulisem, kus siis setup funktsioonis määratakse Arduino sisseehitatud LED väljundiks. See on see LED built-in muutuja. Ja loop funktsioonis me paneme selle LEDi põlema, ehk et paneme väärtuse kõrgeks. Tekstis on ta siis high, ehk et 1. Viivitame 1000 millisekundit, see on see delay ja sulgudes 1000. See parameetri suurus ongi siis millisekundites ja 1000 millisekundit on 1 sekund. Nüüd me paneme LEDi uuesti kustu, väljundi väärtuse tagasi madalaks, ehk et seisundisse low. Ootame uuesti 1000 millisekundit ja loop funktsiooni täitmist alustatakse algusest peale. Ja ootamise väärtuse muutmisega saab LEDi vilkumise intervalli muuta. Tähelepanu tasub siiski pöörata sellele, et tegemist on millisekundis oleva väärtusega. Aga sinna võib kirjutada sisuliselt mis iganes täisarvu. Ja sellega tänane loeng ka lõpeb. Mis me täna tegime, oli see, et käisime läbi põhilised programmeerimisega seotud mõisted nagu muutuja, funktsioon, konstant ja nii edasi ja tegime esimese argliku katse Arduinoga läbi. Ja aitäh vaatamast!